Tere kõigile Euroopa Liidu huvilistele. Mina olen Marina Kaljurand, olen Eestist valitud Euroopa Parlamendi saadik ja mul ongi hea meel rääkida täna teile Euroopa Parlamendist. Olen Brüsselis ja see suur maja minu taga on Euroopa Parlamendi Brüsseli maja. Euroopa Parlament on seadusandlik kogu, aga mitte päris selline, nagu me oleme harjunud nägema riiklikke parlamente. Tema ajalugu on pikk, kirev ja ta on täitnud erinevaid ülesandeid. Esimest korda tuli Euroopa Parlament kokku 1958. aastal, aga siis oli tal ainult nõuandev roll. Sinna kuulusid riikide poolt oma riiklikesse parlamentidesse valitud parlamendisaadikud. Nad käisid koos, arutasid ja olid rohkem selline tagatuba, nõuandev tuba. Esmakordselt said kodanikud valida Euroopa Parlamenti 1979. aastal ja tasapisi on parlamendi roll Euroopa Liidus suurenenud. Euroopa Parlament on üks 7 Euroopa Liidu institutsioonist ja ainuke, mille valivad kodanikud. Nii et kõik Euroopa Parlamendi liikmed ehk MEPid, nagu neid kutsutakse, on valitud oma kodanike poolt täitma Euroopa Parlamendi saadiku tööülesandeid. Ma olen praegu Brüsselis, on 11. veebruar, kohutavalt külm, mis ei ole Brüsselile tavaline, ja see on parlamendi töökoht. Siin töötavad komisjonid, töötavad töögrupid, töötavad fraktsioonid. Aga tegelikult saab parlament kokku plenaaristungiteks Strasbourgis, kus on Euroopa Parlamendi teine kodu, peamine kodu. Miks Strasbourg? Miks see väike linn Saksamaa-Prantsusmaa piiril, kuhu on väga raske kohale lennata ja millega lennuühendus sisuliselt puudub? Sellel on ajalooline taust. See meenutab Prantsusmaa ja Saksamaa vahelist võitlust, meenutab seda, et see linn on käinud 2 riigi vahel ja ongi selline sümbol leppimisest, sümbol sõprusest. Ja see ongi põhjus, miks Euroopa Parlament kord kuus pakib oma kohvrid sõna otseses mõttes ja 2500 inimest sõidavad Strasbourgi. Erandiks on olnud eelmine aasta ja praegune aasta COVID-kriisi tõttu, kui me oleme olnud kogu aeg Brüsselis. Aga kohe, kui kriis peaks lõppema, jätkuvad jälle istungid Strasbourgis. Strasbourgi sõita on väga palju kritiseeritud. See on mõttetu, see on kallis, sõidavad parlamendisaadikud, sõidavad nende paberid, sõidavad nende assistendid, milleks raisata raha. Ehk kui kunagi oli see sümbol sõprusest ja koostööst, siis tänaseks on see muutunud paraku sümboliks raha raiskamisest ja laristamisest. Aga see on poliitiline otsus, seda täidetakse ja ma ei tea, kas minu elu jooksul või siin parlamendis töötamise aja jooksul seda ümber vaadatakse. Nii et selline on Euroopa Parlament väljast. Edasi lähme vaatame, milline ta näeb välja seestpoolt. Ja olemegi Euroopa Parlamendis sees. Minu selja taga on Euroopa Parlamendi plenaaristungite saal Brüsselis. Praegu tööd seal ei toimu, saal on kinni, aga me saame piiluda, milline ta välja näeb. Saali keskel on koht Euroopa Parlamendi presidendile ja praegu on Euroopa Parlamendi presidendiks Itaalia sotsiaaldemokraat David Sassoli. Parlamendi saadikuid on 705 ja kõigil on oma koht selles parlamendisaalis. COVID-i tõttu on loomulikult töö piiratud, saalis ei istuta, tullakse ainult sõnavõttudeks, lahkutakse pärast seda, toimub pidev desinfitseerimine, maski kandmine on kohustuslik. Sellised on praegu parlamendi reeglid. Parlament on poolkaarekujuline. Nii palju kui ma ajaloost tean, kaaluti, millist parlamenti eeskujuks võtta ja eeskujuks võeti Prantsuse parlament, mitte Suurbritannia, kus pooled istuvad teineteise vastas. Parlamendisaadikud istuvad saalis fraktsioonide kaupa ja teie poolt vaadates kõige paremalt, presidendi poolt vaadates vasakult on siis vasakpoolsed ja teisel pool on parempoolsed. Nii et istutakse oma poliitiliste vaadete järgi ja oma poliitiliste fraktsioonide kaupa. Praegu on parlamendis
7 poliitilist fraktsiooni ja 27 saadikut ei ole ennast määratlenud. Millised need fraktsioonid on? Kõige suurem Rahvapartei 187 parlamendisaadikut, sotsiaaldemokraadid 148, Renew, liberaalid 97, ID, parempoolsed äärmuslased 76, Greens, rohelised 67, konservatiivid 62, vasakpoolsed 40 ja nagu ma ütlesin, 27 parlamendisaadikut oma kuuluvust määratlenud ei ole. Siin Brüsselis tulevad parlamendisaadikud kokku iga kuu päevaks 2, sest nagu ma ütlesin, on põhiline istungite saal Strasbourgis, aga nad meenutavad väga teineteist. Nii et vahel on raske aru saada, kummast plenaaristungite saalist räägitakse, kas Brüsseli või Strasbourgi omast. On parlamendi pressikeskus. Siin tehakse intervjuusid, siin oodatakse, mida parlamendisaadikud ütlevad, siit toimuvad poliitilised ülekanded ja kui te ERR-i saateid vaatate, siis väga tihti tehakse intervjuusid Eesti parlamendisaadikutega ka just siin 3. korrusel pressikeskuses. Parlament koosneb mitmest majast. Minu taga on üks majadest ja nagu te näete sellest sisehoovist, olen 5. korrusel. Kokku on sellel majal 15 korrust. Lisaks parlamendisaadikutele töötab siin 2500 ametnikku. Igal parlamendisaadikul on oma kabinet, oma nõunikud, oma sekretär ja samuti töötavad nõunikud, sekretärid, administratiivtehnilised töötajad, eksperdid fraktsioonide juures. Selles mõttes on Euroopa Parlament väga rahvusliku parlamendi moodi, et töö käib komisjonide, komiteede ja fraktsioonide kaudu. Nii et seetõttu on ka oluline, kes millisesse komiteesse kuulub ja eks sellepärast on ka kaklust, kes millisesse komiteesse saab. Kui suured on delegatsioonid? Kõige rohkem on parlamendisaadikuid Saksamaalt 96, Prantsusmaalt 79, Itaaliast 76. Kõige vähem parlamendisaadikuid 6 on Küproselt, Maltalt ja Luksemburgist. Eestist on 7 parlamendisaadikut. Kes nad on ja mida nad teevad? Eestit esindavad Euroopa Parlamendis 7 saadikut. Nagu te mäletate, siis Euroopa Parlamendi valimised olid 27. mail 2019. aastal. Saadikud valitakse 5 aastaks, nii et ka praegu valitud saadikute volitused kestavad kuni 2024. aastani. Kes nad on peale minu? Sven Mikser, sotsiaaldemokraat, liberaale esindavad Andrus Ansip, Urmas Paet ja Yana Toom, paremäärmuslased EKRE Jaak Madisson ja 7. sai Euroopa Parlamenti pärast Brexitit Riho Terras, kes Eestis kuulub Isamaasse ja siin Rahvaparteisse. Mõnes mõttes meenutab Euroopa Parlamendi töö väga rahvusliku parlamendi tööd. Komisjonid, komiteed, fraktsioonid. Erinevuseks on võib-olla ka see, et Euroopa Parlamendis on väga suur tehniline abi. Igal parlamendisaadikul saab olla 3, 4, 5 assistenti. Fraktsioonides töötavad paljud eksperdid ehk need teemade ring, mida Euroopa Parlament käsitleb, on niivõrd lai, et ükski parlamendisaadik ei saaks neid teemasid endale lõpuni selgeks teha. Sellepärast ka kuulutakse erinevatesse komisjonidesse. Iga parlamendisaadik saab kuuluda ühte komisjoni täisliikmena, ühte asendusliikmena ja lõputult toetusgruppidesse. Kui ma parlamendi tööle tulin, siis arvati, et endise välisministrina hakkan ma tegelema välispoliitikaga, aga see mind ei huvitanud. Sest välispoliitika komitee on Euroopa Parlamendi sisu ainukene, mis ei võta vastu seadusi, millel puudub seadusandlik õigus, võtavad vastu raporteid, resolutsioone, arutavad, aga seadusi vastu ei võta. Selles mõttes erineb väliskomisjoni töö Euroopa Parlamendis riiklikust väliskomisjonist. Mina valisin sellise komitee nagu LIBE, Liberties, Justice, Home Affairs ehk kodanike õigused, justiitsasjad ja siseküsimused.
siia alla kuuluvad teemad alates migratsioonist, Euroopa prokurörist, isikuandmete kaitsega. Esimene teema, millega ma tegelesin Euroopa Parlamendis, oli veebiterrorism, kus ma olin sotsiaaldemokraatide raportöör ehk esindasin sotsiaaldemokraate nendel läbirääkimistel ja see oli väga õpetlik. Läbisime absoluutselt kõik läbirääkimiste protsessid, jõudsime välja triloogini. Triloog on selline formaat, kus laua taga saavad kokku komisjon, nõukogu ja parlament ja 3 Euroopa Liidu institutsiooni lepivad siis kokku sõnastuses, lepitavad kokku seaduse tekstides ja lepitakse kokku selles, millisena nad siis lähevad hääletamisele, sest pole mõtet enne hääletamisele minna, kui on saavutatud kompromiss. Ma olen asendusliige tööstuse, uuringute ja energeetikakomisjonis ja olen üksiti ka asendusliige naiste õiguste komisjonis. Naiste õiguste komisjoni võivad samuti kuuluda parlamendisaadikud lisaks oma tavapärastele kuulumistele. Ja mis puudutab toetusgruppe, siis neid on kümneid ja kümneid ja kümneid. Vahepeal on selline tunne, et igal parlamendisaadikul on oma toetusgrupp, mille ta on loonud. Toetusgruppidesse kuulutakse vastavalt sellele, kellel millised huvid on. Nii et mina valisin oma huvide järgi ja selle järgi, kuhu ma saan ja soovin panustada. Eakad, mis siin kannab väga ilusat nime, põlvkondade vaheline solidaarsus, loomad, LGBTI, küberteemad ja startupid. Oleks võinud võtta veel ka rohkem, aga lihtsalt peab endale aru andma, millest jõud käib üle ja mida ei jõua teha. Ja oma välispoliitilist huvi elan ma välja või saan kaasa aidata, juhtides Euroopa Parlamendi Lõuna-Kaukaasia delegatsiooni. See on Euroopa Parlamendi delegatsioon suhtlemiseks Armeenia, Aserbaidžaani ja Gruusia parlamentidega ja uskuge mind, selles valdkonnas toimub praegu väga palju. Alustades parlamendi valimiste järgsest kriisist Gruusias ja lõpetades sõjaga Mägi-Karabahhis. Ja see, kus ma praegu teiega räägin, on minu kabinet 13. korrusel imeilusa vaatega, mida ma kahjuks teile praegu näidata ei saa, sest õues on pime. Ma loodan, et COVID-kriis saab ükskord läbi, et me saame pöörduda normaalse elurütmi juurde ja siis avatakse jällegi ka Euroopa Parlament külastusteks, külalisgruppide vastuvõtmiseks. Kõik, kes tunnevad selle vastu huvi, palun võtke muga ühendust. Kui teil on küsimusi Euroopa Parlamendi töö ja tegevuse kohta, võtke samuti ühendust. Ja mul oli väga tore rääkida teiega, keda teid huvitab Euroopa Liit, Euroopa Liidu tegutsemine, parlament. Ja kui te mõtlete, mismoodi te saaksite ise kaasa aidata Euroopa tulevikku, siis lähiajal algab Euroopas arutelu Euroopa Liidu tuleviku üle. Conference on the Future of the EU. Ja sellesse saab kaasata kõiki, noori, eakaid, mehi, naisi, erinevate valdkondade esindajaid, poliitikuid, mittepoliitikuid. Nii et jälgige minu Facebooki, ma panen kindlasti informatsiooni selle kohta üles. Praegu aga olge terved, kandke maski ja loodame, et COVID-kriis saab seljatatud ja te saate Brüsselisse tulla.